Tere tulemast uuele paki avamisele. Seekord on meil midagi tõesti palju põnevamat kui... Ei tegelikult siiski, see ei ole nüüd palju põnevam kui see, mis oli ennem. Aga see on põnev siiski ikkagi. Sest et see on 2016, no see on küll eelmise aasta, aga... Aga see oli väga tuntud Megatin. Ja põhjuseks oli see. Ja sellepärast oli, see oli kuulus nii, see oli kuulus sellepärast, et siin oli võimalus saada üks väga hinnaline kaart. No mitte küll ainult üks, aga selle nimi on Solemn Strike. Ei oska praegu küll seda eestikeelseks ümber nimetada, aga põhimõtteliselt see on see, et kui mingisugune mingi tegevus käib vastase pool, näiteks kutsub välja koletise või siis käivitab mingisugust efekti, siis käivitad Solemn Strike'i ja sa võid selle efekti põhimõtteliselt ära nullida või siis eirata seda, et seda efekti ei toimu. Aga sellest räägime veel hiljem. Siis on veel hästi palju muid veel kaarte, mida ma ausõna ei mäleta väga hästi. Üks kaart oli, mida ma täiesti tahan, on Adai's Vortex Dragon. Vist oli see nimi. Väga hea kaart, käib minu enda kaardipakiga väga hästi kokku. Selle saamine oleks jumalik. Aga okei. Hakkame pihta. Nii. Aleks teed selle kilest lahti. Jah, ma kasutan Witcheri kaelakeed, sest ma ei leidnud endale midagi paremat. Aga see selleks. Oi. Taga siis räägi, mis me siit saame. On üks secret, üks ultra, üks super ja üks tavaline rare ja 12 tavalist kaarti. Mida tavaline rare, mitte tavaline haruldane, vaid tavaline kaart. 12 tavalist kaarti ja nii edasi. Hästi palju häid kaarte on siin, aga okei. Tänasteks kiledeks võtame helesinised Ultimate Guard sleevid. Ja hakkame siis pihtu. Savana. No vot. Siin need ongi. Aga erinevus. Põhjas pole midagi. Suurim erinevus eelmise paki ja selle paki vahel on siis see, et siin on 15 kaarti igas pakis. Aga eelmises... Niiviisi. Ma nüüd ei tea täpselt, mis juhtus, aga telefon lihtsalt pani pange, nii et ma ei tea, kui palju ma tegin. Eks siin on Slifer the Sky Dragon. Ilus, secret rare kaart. Dark Magician, klassika pilt. Klassika oli selle pilt. Ebenheim Magician, ma ei ole siiamaani aru saanud, mida ta teeb. Tükk aega. 2 level 7 Spellcasterit tahab. No joi, suured nõudlused. Kui sellel on veel eksiis materjali, siis saab... mis iganes, pärast saab ka lugeda. Ja siis DDD Flame King Genkis. Nii, DDD ehk siis DDD tähendab tegelikult Different Dimension Demon. Ehk siis teistsuguse dimensiooni deemon. Tahab 2 DD monsterit ja 2000 rünnakupunkti ja 1500 kaitset. Sellel peaks olema mingi hea efekt. Okei, see tundub päris ohtlik olevat. Aga praegu... tegelikult miks ka mitte. Tegelikult siiski ei. Ma tahaksin alguses lugeda, miks see kaart nii hea. Oi! Vaat see kaart on väga hea kaart. Esimesed 2 lauset on ülihea. Nii kaua kuni sellel on eksiis materjali, saab käivitada mingisugust kiiret loitsukaardi või lõksukaardi enda käest vastase käigu aja. Uskumatu. Ja kui see oleks hävitatud
hävitatud platsilt võideldes ja saadetud surnuaeda või siis kaardiefekti pärast, siis saab välja kutsuda ühe Dark Spellcaster tüübi monsteri enda käest või pakist ja siis saab ühe kaardi platsi peal ära hävitada. Wow. See on küll väga ohtlik kaart, see on uskumatult ohtlik kaart tegelikult. Wow. Nii, selle ei viitsi praegu sellega. Jaa, nüüd Dragonox the Empowered Warrior Pendulum koletis on see. When an opponent's monster declares an attack. Eeta. Wow. Kui see on nagu pendulum skeeli peal, siis ja vastane ründab, siis ma saan selle kaardi ära hävitada ja tema enam ei saa rünnata käigu jooksul. Selle kaardiga saab lihtsalt välja kutsuda saates või visates käes mingisuguse kaardi, saab sellega välja kutsuda surnuaiast üks warrior või siis spellcaster tüüpi koletis, millel on 2000 või vähem attack punkti. Ainult, et niimoodi kaitsepositsioonis maha pannud. Ja nüüd on üks kaart, mida ma täiesti tahan, on Performapal Pendulum Sorcerer. Väga hea kaart, see on valusalt hea kaart tegelikult. Põhimõtteliselt pendulumi efekt ütleb see, et kui Performapal monster on pendulumi efektiga välja kutsutud, siis on kõikidel Performapal koletistel, mida mina kontrollin, on 1000 boonust attack punkti käigu jooksul, käigu lõpuni. Teine efekt ei ole küll nii hea, lihtsalt saadab platsi pealt kuni 2 kaarti, mida ma kontrollin, hävitan need ja siis saan sama palju Performapal koletis enda kaardipakist endale kätte võtta. Ehk siis need kaardid on väga head. Aga nüüd siis, hakkame pihta nende suurte ilusate pakkidega. Alustame siis pead, nagu alati. Niisi. Ehk siis siin on, siin on 16 kaarti. Siin on 16 kaarti igas pakis. Megatin 2016. Megapack. Niisi. Ja mida ma ütlen, Solemn Strike. Esiteks. Oi, neid kaarte ikka päris palju. Aga okei. Keeper of the Shrine, väga hea, oleks tõesti hea. Nii, Raid Raptor Fuzzy Lanus, pole paha. Primitive Butterfly. Super Heavy Samurai Thief. Awesome, aga see on ka level 10. Oi, vana. Kui mul on spell või lõksukaart surnuaias, ma saan selle välja kutsuda enda käest. Ei, kui mul ei ole just nimelt neid. Okei, siis ma saan selle enda käest välja kutsuda. Ja kui see on niimoodi välja kutsutud, siis ma saan välja kutsuda ka veel ma ei saa enam midagi välja kutsuda hoopis. No, see on nii väike tekst ja millega mul pole prille peal, sorry, no. Ja siis ma ei saa midagi muud välja kutsuda peale Super Heavy Samurai koletisi. Ma saan selle kaardi ära visata selleks, et aktiveerida ühe neist efektidest. Hävita üks kaart enda vastase spell või trappi zoonis või alal. Siis ma saan võtta ühe nendest kaartidest ja panna maha enda platsi peale. Hävitad üks kaart, mida sinu vastane käivitab või kontrollib pendulumzoonis. Siis ma saan selle enda pendulumzooni panna. Nii. Frightful Factory.
Doomdog Okros. Nii, nüüd hakkavad tulema väga ilusad kaardid. Paneme need 4 kaarti siis siia. Võtame uuesti Commandit Super Heavy Samurai General Coral. 8 Pendulum Scale. Päris hea. Dark Contract with the Witch. Soul the Melodious Songstress. Ja Super Soldier Rebirth. Siis veel 2 kaarti. First Aid Squad. Ja Dynamist Rush. Niiviisi. Ja nüüd siis vaatame, mis on siin ilusad kaardid. Okei, siin on lihtsalt rare. See on hoopis secret rare. Traptrix Rafflesia. 2 level 4 monsterid. Wow, 2500 defense'i. Seda ei saa trappide või lõksudega midagi teha, kui seal on eksiis materjali. Traptrix monsteri, mida ma kontrollin, ei saa hävitada või üldse. Wow. Põhimõtteliselt, kui mul on teised Traptrixid koletised Põhimõtteliselt, kui mul on teised Traptrixi koletised platsil, siis nad ei saa siis minu vastane ei saa mitte midagi selle vastu teha. Nad ei saa teda mõjutada, nad ei saa neid kaarte mõjutada, nad ei saa mitte midagi teha. Peale selle. Wow. Päris ilus kaart. Aga ma ei tea. Nii. See peaks olema ultra. Opa. Twilight Ninja Getsuga the Shogun. 2000 attack, 3000 defense'i. Selle kaardi saab ära visata, et saada 1 ninja monster. Ei, selle kaardi saab välja kutsuda. Selle kaardi saab surnuajal saata selleks, et kutsuda välja 1 ninja monster. Kui see on rünnaku positsioonis, ma saan 1 või 2 ninja monsterid on surnuajast valida peale selle samusegi kaardi ja siis välja kutsuda. Okei, pole paha. See oli lihtsalt tekstiga. Ja siis viimased 2 kaarti. Ignite Reload. Näita ükskõik kui palju pendulum monsterid enda käest ja pane need tagasi tekki. Või kaardipakki. Siis võtta sama palju kaarte enda pakist, mis sa kaardipaki segasid. Ja pluss 1, ja 1 veel juurde. Ja siis veel sa ei saa rohkem kaarte võtta kaardi efektidega käigu lõpuni. Wow, see on väga hea kaart pendulumi mängijatele. Ja viimane kaart. DDD Wave Oblivious King Caesar Ragnarok. Need on tegelikult päris head kaardid. Siis käib pigem siia. Niimoodi. Need on head kaardid, aga ma ei oska praegu midagi nende kohta öelda. Nii, 10 minutit juba läinud umbes. Võtame uue paki lahti. Niiviisi, lühkub selle minema. Võtame lihtsalt siis niimoodi järjest. Pianismo. Näib päris ilus veel. Fluffle Sheep, väga hea, mul on juba Fluffle Dog vist olemas. Seda on vaja. Raid Raptor Singing Lanius. Oota, lihtsalt siin veel ühe Raid Raptori. Kas see ongi mitte teine või? No võt. Võt, veel üks Raid Raptor. Statue of Anguish Patterns. Ma ei tea, mis see on. Performable Lizard Draw. See on päris hea kaart. Pendulum Scale 6, level 3, Earth. Ja attack defense ei ole küll nagu maailma parimad, aga ikkagi mingisugune on, jah. Nii, Balance of Judgment. Nii, Balance of Judgment. Okei, põhimõtteliselt, kui minu vastane kontrollib rohkem kaarte kui minul käes ja platsil, siis ma saan selle aktiveerida. Ja siis ma saan võtta sama palju kaarte enda kaardipakist. Meie vahel nende kaartide vahel. Eks kui tal on 6 platsil ja minul on 1 käes, 2 maas, see siis kaasa arvatud, siis ma saan endale 3 kaarti võtta. Fright for Fusion. Jaa, see tuletab mulle meelde. Ma tahtsin veel
mis see oli? Arise Fusion, jah, vaat see on ka väga hea kaart. Xianzheng Magician 8 on seal Pendulum Scale, tundub väga hea. Ja praegu tohiks tulla, ei tulegi. Assault Blackwing Raikiri. Winged Beast, 1 tuner, 1 or more non-tuner monsters. Okei, see on level 7. 2600 attacki, 2000 defense'i päris jah. Kui see kaart on sünkro välja kutsutud Blackwing Monsteriga materjaliks ostatud, siis seda koheldakse kui tuner või tuner koletis nii kaua, kuni see on üleval platsi peal. Üks kord käigu jooksul ma saan valida ühe kaardi, mille minu vastane kontrollib. Sama palju kui Blackwing koletisi mina kontrollin ja hävitada need kaardid. Painful Escape, okei. Ohverda üks koletis, võtta veel üks koletis koos sama tüübiga, atribuudiga ja leveliga, ainult et erinevad nimed enda kaardipakist või surnuajast enda kätte. Okei. See on päris Exodia mängijatele näiteks. Ignite Cavalier. Okei, level 5 ja attack 2400. See on küll normal monster, aga Pendulum. Pendulumi efekt on, kui mul on Ignite kaart minu teises Pendulum zoonis, ma saan hävitada mõlemad kaardid enda Pendulum zoonist. Ja kui ma seda teen, siis ma saan võtta ühe Fire, ühe tuletüüpi Warrior tüüpi koletis enda kaardipakist või surnuajast enda kätte. Jah, pole paha. Raid Raptor Skull Eagle, väga hea. Winged Beast. Super Heavy Samurai Magnet. Level 4, 1900 defense'i. Psychic Blade. Maksa elupunkte 100 kordades, maksimaalne 2000. Ja siis anna see kaart koletisele, üks koletisele, ja see saab sama palju rünnaku ja kaitsepunkte, kui sa ohverdasid. Päris hea tegelikult. Following ja Frightful March. Päris palju Frightful kaarte on siin tegelikult. Nii, ja nüüd viimane pakk. Kas me saame ometigi? Kas me saaksime selle? Mis see nimi on? Kas me saaksime Solemn Strike'i? See on see, mida meil praegu vaja on. Või siis Vortex Dragon. Kumbki neist oleks ülivõimas. Aga samas jällegi, kui me neid ei saa, ei ole hullu, sellepärast, et me saime teha ühe video. See on ka hea. Super Heavy Samurai Blowtorch. Humid Winds. 4 Pal Camelump. Kui see kaart on hävitatud kaklemise poolt, siis ma saan selle kaardi, mis hävitas, kaotada 800 rünnakupunkti. Tegelikult on see päris valus kaart. Ja see ei ütle, et käigu lõpuni. Päris hea. Frightful Factory jälle. Deskbot. Okei, pliatseid täis sõdur, normaalne. Oi vana, aga sellel on suur efekti lugu, oi vana. Nii, Ignite Paladin. 1900 kaitsepunkt. Veel üks Ignite. Okei, ja nüüd tulevad siis Rare. 5% akud, aga pole hullu. Camelic the Sea Turtle Kaiju. Wow, 3000 või? 3000 kaitsepunkt. Twin Twister, yes! See ei ole küll kaart, mida me otsime, aga see on väga hea kaart jällegi. See on väga hea kaart, ükskõik millest rääkides on ju. Hea kaart ikkagi. Üks kaart, mida tuleks otsida. Nii. Järgmine on... järgmine veel ei ole secret. Frightful Saber Tooth. Ai, vana ma nii kaardan tegelikult.
Tatsunoko tegelikult siiski. Tatsunoko, päris... See on ka hea kaart. Ei saanudki. Vot ei saanudki, aga igast, see pole hullu. Level 3 koletis. Kui see on sünkro välja kutsutud koletis oleks kasutatud uuesti sünkromaterjaliks. Üks koletis sinu käes saab kasutada ühe sünkromaterjalina. Ja seda ei saa mõjutada teiste koletiste kaari efektide eest. Üks on päris hea. Oota, mis siin veel on? Robot Buster Destruction Sword. Perform Power Trump Girl. Trump! Pendulumi polegi. Põhimõtteliselt see on natukene mõttetu pendulumi. Aga noh, 4 skeeliks ja... Dark Contract with the Swamp King. Põhifaasi ajal saad Fusion välja kutsuda ühe Fiend tüüpi Fusion koletise enda ekstra tekist, kasutades koletisi enda käest või platsi pealt materjalina. Saad ainult seda efekti kasutada üks kord käigu jooksul. Kui võtad DDD monsteri, Fusion monster tuleb niimoodi välja, siis sa saad ka välja visata mängust enda surnuaiast ühe Fusion materjali ja tuleb maksta 1000 elupunkti sellest. Dragon Buster Destruction Sword. Wow, vaat see pilt on väga ilus. Üks tuner koletis ka veel, väga hea. Wow! Tõsiselt, pendulumskeel 10. Ma ei ole mitte ühtegi näinud, mis oleks üle 9. Veel rohkem üle 8. Sa vana, aga seal on siiski üks konks. Ei saa pendulum välja kutsuda koletisi peale desktop koletisi. Ja seda efekti ei saa välistada. Aga noh, 007. Wow, väga huvitav kaart. Al-Lumiraji. Kõik koletised, mis on platsi peal, kaotavad rünnak- ja kaitsepunkti 300 kordselt enda leveli nagu järgi, ehk siis see kaotab kohe 900, ehk siis sellel on praktiliselt 700 attacki tegelikult. Väga huvitav kaart. Tuner ka veel. Worm Tuner. Level 3. Väga huvitavad kaarid on siin tegelikult. Me ei saanud küll Soul Strike'i, aga me saime väga palju muid huvitavaid kaarte. Peaks need ära sliivima. Twin Twisteri efekt on see, et viska ära üks kaart ja siis vali kuni 2 spell või trap kaarti platsi peal ja hävita need. See on tegelikult päris hea kaart. Nonii, ei olnud küll kõige parem, aga oli päris hea tegelikult selles mõttes. Me saime Painful Escape'i, valus põgenemine, Twin Twister, väga, mõnes mõttes haruldane, aga väga hea ka samal ajal, täitsa ilus. Tatsunoko, Jaapani nimi on ju. Selles mõttes see on väga hea järgmiste tunerite väljakutsumiseks ja siis veel Trap Tricks Rafflesia. Väga huvitav kaart, aga ma vaatasin enda kaari pakki ja ma ei leidnud mitte mingisugust Trap Tricks koletist siit pakist. Ja mis pole ka väga suur ime, sellepärast et isegi siis, kui oli nagu siukene patakas kaarte, väga, ikka on, aga igastahes, ma olen rahul. Nägemist!